Tere, mina olen Eerika Pärbus ja esindan Andre Juustufarmi. Igapäevases elus toimetan siis juustu tootmise juhtimise ja müügijuhtimisega. Ja täna ma tahaks rääkida hinnakujundusest, et ühtepidi, kuidas meie oleme seda teinud ja võib-olla selle põhja pealt ka, et kuidas võiks seda äkki paremini teha. Mida siis alustuseks mõelda, et kui hakkab endal peas tekkima toode, et kuidas sealt edasi? Meie lähtusime sellest, et kõige olulisem on meie eesmärgid. Miks me selle toote lõime, miks me teda toodame, kellele me tahame seda müüa, kellele me teda müüme ja kes on meie klient. Ja sealt me siis hakkasime minema edasi. Meie tegime niimoodi, et me läksime poodi ja vaatasime, mis tooted on juba turul meie kategoorias olemas. Mis tooted on olemas suurtootjalt, millised tooted on väiketootjalt olemas, milliseid samalaadseid tooteid importitakse Eestisse ja kuna meie eesmärk oli ka jõuda tulevikus ekspordini, siis me lähenesime natuke laiemalt, et kui meil oli võimalus käia väljaspool, siis me vaatasime ka sealsetes jaekettides, et mis selline toode maksab seal siis kuskil mujal. Ja meie tegime sealt natukese siis sellise tagurpidi arvutuse, et kui see toote hind letil on selline, et püüdsime aru saada absoluutselt omamata igasugust eelnevat tootmis- ja müügikogemust, et mis need komponendid seal hinnas on, kuidas ta jõuab letini, mis seal vahel on siis logistika, tõenäoliselt see vahendaja ehk et kaupmees tahab oma väikest provisjoni saada, mis on see tootmine, mis on tooraine. Meie lähenesime tagurpidi ja siis vaatasime, et kas on üldse lootust ellu jääda. Seal tundus, et on täitsa okei. Ja siis me hakkasime tegema nagu seda õiget pidi, nii nagu koolis õpetatakse vist. Et võtsime siis lahti, et mis on toote oma hind, et mis oli siis meie puhul see tooraineks piim, et kas me toodame ta ise, me toodame ise või me peaksime ostma sisse, mida me täna veel ei tee. Mis on see tööjõukulu, ajakulu, kui see juust valmib või küpseb, mis on see pakend, kuidas ta siis välja hakkaks mingil hetkel nägema, kuidas me jõuame jällegi kuskile kliendini, kas on see lõpptarbija klient ehk et me müüme talle ise või on see siis keegi äriklient, on ta vahendaja, on ta äriklient lõppkliendina, mis see kõik maksab ja saime oma hinna. Mida me ei osanud alguses võib-olla liiga hästi sinna planeerida, oli logistikakulu, tegelikult ka pakendikulu ja turunduskulu ammugi mitte, sest me ei teadnud sellest tõesti mitte midagi, aga me püüdsime jätta ikkagi sellise kasvuruumi või mängimisruumi omal hinnaga, et me suudame seal midagi manageerida. Ja meie hinnastamise juures püüdsime kohe vältida seda, et me tuleme turule nii-öelda sisenemise hinnaga ehk et madala hinnaga ja pärast tõstame hinna õiglaseks. Meie otsus oli see, et me teeme kohe õiglase hinna ehk et me teadsime, miks me seda toodet hakkasime tegema. Meil oli sein selja taga, kuna meil oli valik, et kas me müüme või lähevad lehmad kombinaati. Meil ei olnud kuskile taganeda ja me tulime enda jaoks õiglase hinnaga ja hakkasime siis selle pealt kohe tööle. Et meil ei olnud vajadust mingi lühikese aja pärast öelda tarbijale, et nii, et nüüd on esialgne hind läbi, et nüüd me müüme siis justkui õiglase hinnaga. Et seda tasuks ka kindlasti mõelda, et kuidas te tahate või suudate seda teha. Lisaks, mis hinna kujundamisel veel tasuks mõelda, näiteks jaekettidesse sisenemisel tuleks arvestada ka sellega, et nendeni jõudmine, jaotusvalik, et kas te viite otse tarnite poodidesse või vahelattu, kesklattu nii-öelda, ja nende see provision. Ehk et te peate kohe teadma umbes, mis on teie toote mõistlik hind pärast jaetarbijale, lõpptarbijale ka poes. Teie tegelikult selle eest vastutate nii-öelda mõnes mõttes, mis siis, et seal vahel on keegi teine vahendaja. Sama veel, mis võiks läbi mõelda, või kindlasti te teate seda juba oma toodet teades, et kas see on igapäevane toode, kas kliendil on vajadus selle toote jaoks iga päev, üle päeva, on see näiteks leib-sai, mida ostetakse iga päev, või on see jalgratas, on see hambahari, on see auto.
et juba selle pealt ka mõnes mõttes te saate arvutada nii müügi tiheduse, müügikäibe, kui ka siis sealt selle ellujäämiseks vajaliku raha, et kui tihti teile võib midagi laekuda. Ja see hinnastamise juures ka kohe võiks läbi mõelda, et oleks mänguruumi vajadusel sooduskampaaniatele, eriti kui te taas olete jaekettides, sest nende poolt on see huvi ja vajadus olemas. Et siis on see, et te ei müü nagu endale väga miinusega. Igal juhul on väiketootjatel väljakutseks see, et need kampaaniad on tasulised. Näiteks nädal aega kampaaniat on 700 eurot. Kas te müüte selle ajaga nii palju, et katate selle ära? Tõenäoliselt mitte. Ehk et teil on siis seal jälle see vastutus, et te annate toote odavamalt, te müüte küll natuke rohkem, aga te maksate ka selle kampaania hinna kinni. Et kas see mahub teil toote hinna sisse või ei mahu. Et lõputult väga suures miinuses toodet müüa ei kannata lihtsalt. Kui te olete need kuidagi küsimused püüdnud endale selgeks mõelda, et mis kuluread võivad teil tekkida, siis hakkate juba saama mingit hinda kätte, mida siis saab omakorda jälle hakata natukene loksutama, et kas see on tarbijale vastuvõetav, mis seal kategoorias üldse toimub, kas mina sellega ellu jään, kas kui teil on enda tooraine tootmine, et kas see nagu sellega ellu jääb. Ja mis võib-olla on siin julgustuseks teistele väiketootjatele või alustajatele ka see, et kui see hind, mis teil tegelikult õiglaselt kujuneb toote jaoks, on justkui nagu kõrgem, kui on turul taolised tooted, et siis ärge heitke meelt või visake lusikat nurka. Igal juhul te selle töö läbi tehes juba siiamaani te olete avastanud erinevad väärtused, miks on teie toode teistsugune, väärtuslikum, kvaliteetsem, parem. Te suudate need argumendid välja tuua, te suudate oma hinda kaitsta. Ja hinda juures, mis võiks veel oluline olla, on võib-olla ka see, et kui te mõtlete läbi, kas te müüte ainult Eestis või ekspordi peale ka kohe, siis see logistika kulu seal, et Eestis tavaliselt, kui te teete hinnapakkumist, siis seal on hind arvestatud sellega, et see toode jõuab selle hinnaga näiteks kaupmehe ukseni. Ekspordil on see tõenäoliselt teistpidi, et te ütlete hinna ja sinna lisandub logistikatasu, et seal sellist ekspordi põhjal, eriti kaugematesse riikidesse logistika kulu enda peale võtta on suhteliselt riskantne, et ei tea, mis millal muutub. Ja muidugi, mis veel logistika hinda tugevalt mõjutab, on see, et kui teil on juhuslikult eritemperatuuri nõudev toode, et kui teil on vaja jahutust või sügavkülmutus, siis see on nagu oluliselt kallim. Ja hinnastamise poolest võib olla otseselt kõik, et siit läheks edasi kaubandusloogika juurde. Kaubandusloogika, no see on selline loogika, mida võib öelda, et pole olemas. Ehk et sellest loogikast võib olla arusaamiseks, kõige kiirem arusaamine, kui seda saab kiireks nimetada, on see, et peaks ise reaalselt olema jaeketis kuskil nii-öelda tagatoas töötanud. Või siis võiks tekkida luua, mis iganes selline väiketootjatest mingi ruumi, keskkonna, kus neid kogemusi vahetada. Sest isegi kui meil on kahel näiteks väiketootjal on üks ja sama põhimõtteliselt toode, siis ikkagi on need kogemused aeg-ajalt erinevad poodide lõikes, erinevad isegi kettide lõikes, et neid kogemuste vahetamiseks. Ja see võib-olla annaks sellise ühtepidi teadmised, kui minna läbi rääkima kaubanduskettidega ja teiselt poolt ka sellise selgroo, et sa julged midagi seal arvata või enda eest seista. Kus seda infot üldse saada, et ei olegi saada teistmoodi, et kui kaubanduskeskusest alustajana küsida näiteks, mis on teie juurdehindlus minu tootele, siis teile lihtsalt ei vastata ja hea, kui teiega üldse seal kuidagi kontakti hakatakse võtma. Mitte sellepärast, et nad ei taha seda teha, vaid suuresti tõenäoliselt sellepärast, et nad lihtsalt ei jõua. Et seal on inimesed suhteliselt hõivatud, väga konkreetne on kõik alati, et hea oleks ennem üht-teist teada. Kui meie hakkasime sisenema või tahtsime siseneda kaubanduskettidesse nii-öelda, siis loomulikult me tegime endale eelvaliku, et et me eelistame esimesena seda ketti ja siis hakkame järgmiseid võtma.
ta põhimõtteliselt nii ka läks meil, aga mis tagantjärgi võib kogemusena välja tuua, oli see, et kui meil lõpuks, nii-öelda lõpuks aasta võttis see aega, jõudsime jaeketti, siis me enne seda tegime väga tugevat tööd oma toote müümisega. Me võtsime osa kõik võimalikest laatadest, siis oli see õnneks võimalik. Me tutvustasime oma toodet, me rääkisime oma lugu, me andsime maitsta ja nii edasi, et kui meil tekkis siis see uks, et me saime jaeketti riiulile, siis meid ei ohustanud enam sealt sortimendist välja kukkumine. Et inimesed juba teadsid meid, tundsid meie kaubamärki, usaldasid toodet ja kui meil ka tekkis uus toode sinna riiulile kõrvale, siis usaldati ka kaubamärgi alt juba uusi tooteid, et see müük läks jaeketis niimoodi kiiremini käima. Mis jaekettide puhul on see, et võib-olla on selline arvamus, et kui ma nüüd saan jaeketti sisse, et siis ongi nagu tore, et mina toodan ja kõik toimib. Järgmine selline üllatus oli siis see, et tegelikult on võib-olla kõige lihtsam on võtta seda riiulit seal poes kui sellist laopinda. Tegelikult sa jällegi vastutad ise kogu aeg oma selle lõpptarbija ees. Sa vastutad selle eest, et kas see toode on seal riiulil, kas ta on tagant välja jõudnud, kas ta on välja pandud, kas on tellitud. Et siin võiks ka vaadata, et on erinevad jaekettide loogikad, on jaeketid, kellel on keskladu, sa tarnid kesklattu, see tähendab seda, et on automaatne tellimissüsteem. Miinuseks võib-olla mõnes mõttes on see, et sa ei kontrolli siis iga poe nii-öelda käivet või müüki. Teiselt poolt väga suureks plussiks on nende kettide puhul täna see, et nendel on praktiliselt 100% ajast on neil toode ilusti letil olemas. Jaeketid, kuhu me tarnime siis igasse poodi, igasse kauplusesse, nende puhul me küll omame ülevaadet, et kas toode on ilusti olemas, kas ta on riiulil, kas ta on tellitud, me teame, palju see pood müüb või palju teine pood müüb. Aga selle nõrkuseks omakorda on see, et seal on nüüd siis igas poes on see inimese viga nii-öelda sisse kodeeritud. See inimene on omas raamis, ta on omade võimalustega, ta on omas mingis hõivatuse astmes. Kui temal näiteks tuleb pähe, et sinu toode on liiga kallis miski pärast tema jaoks, siis ta laiendab selle kohe 100% kõikide teiste tarbijate peale, et ju siis ta ongi kallis toode, kes teda ikka tahab. Et igas poes see ostujuht nii-öelda, et tema vaatab oma vaatenurgast. Kui see toode on tema jaoks kallis, siis ta arvab, et see on kõigi jaoks kallis. Tema jaoks ei ole üldse oluline, et see toode siis seal letil parasjagu oleks, sest kes sellest ikka puudust tunneb. Ja seda peab kogu aeg siis jälle tootja tegema, et ta räägib ka nüüd nende inimestega, lisaks sellele, et ta tarbijaga peab kogu aeg suhtlema, tutvustab oma toodet ostujuhile, räägib tootest, aitab tellida, juhib tähelepanu, kui toode otsas on ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin veel lisaks peab arvestama, et see kaadrivoolavus on nagu suhteliselt suur, ehk et see töö õnneks ei lõpe kunagi otsa. Praktiliselt iga 6 kuu pärast saad igas poes nagu otsast peale alustada selle tööga. Mis veel nende puhul, poodide puhul on see, et kuidas nad tellivad, et kui alguses toodet planeerides, toote kõike logistikakulusid planeerides, on ju loomulikult see, et ma mõtlen, et nii, ma teen toote valmis, iga pood võiks ju müüa, võtad mingi oma kodupoe näitel, tead, kui palju seal umbes rahvast käib, et need võiksid tellida, ma ei tea, 100 kilo, 100 tükki nädalas. Siis tegelik reaalsus on see, et tihti tellitakse 1 tükk, 1 kilo, ehk et ka logistika arvestuses tuleks seda kohe arvestada, et mis juhtub siis, kui tellitakse oluliselt vähem ja kuidas ma selle välja kannan. Kaubanduskettidega, mis on kõige paremini meil töötanud just selle müügi toetamiseks, on see, et me saame teha tooteesitlusi, mis ei maksa meile midagi muud kui ainult siis see inimene, kes seda tooteesitlust parasjagu teeb. Aga see on näidanud ja ennast tõestanud läbi aegade väga hästi, et toetab müüki. Siin on jälle see, et peab jälle poodidega suhtlema, kus sa saad seda teha, kus ei tohi seda teha. Enamasti võib, aga teatud kettides ei ole see lubatud, teatud ketid teevad ise. Mis võib veel tulla teemaks kaubanduses, on see, et nad loomulikult, sa pead vaatama nende silmadega kõike, mis on võib-olla alguses väga raske,
aga tuleb nagu lasta enda eesmärgid või enda unistused oma tootest ja armastus oma toote vastu korraks maha lasta ja hakata vaatama jaeketi toimimisloogikat natukene nende pilguga, aru saada, et nemad on ka äriettevõte, nad tahavad ka kasumit teenida. Seal on jälle inimesed, neid on seal hästi palju töötajate mõistes, et kuidas nemad millegist aru saavad. Et aeg-ajalt on see, et pagan võtaks, et miks te ei võta minu seda toodet rohkem. Et see on nagu tootja poolne, aga siis poe poolt on jälle mingid teised, et küll neil ei ole kaubanduspinda, on alati hästi piiratud koguses, paljud uusi tooteid tuleb peale, toote asukohti vahetatakse, et sellesse peab kuidagi suutma suhtuda kuidagi rahulikult ja siis teada, et ise pead seal taga tööd tegema, on see toote esitluste näol, on see mingite riiuli rääkijate pealt, mis ei ole jälle tasuta, et see on jälle kõik selline kulu. Lisaks, mis tuleb kaubanduse kuluga juurde, on, nad esitavad arved, ehk et keskmiselt Eestis 2% käibest on ostuboonus, mis arve tuleb iga kuu, pluss need kauplused, või see jaekett, kus te tarnite otse kesklattu, siis nemad viivad seal mööda poode laiali ja nad esitavad selle pealt samamoodi logistikatasu, see on ka keskmiselt 2% käibest iga kuu. Kus te tarnite otse poodidesse, siis seda kulu seal ei ole, aga jah, seal on omad miinused, omad plussid, nagu enne sai öeldud. Mis veel kaubanduskeskustega on? Viimaseks, aga mitte vähe olulisem, on see, et nad tegelikult väga jälgivad, et tootja ei oleks neile konkurent müügi mõistes. Kui te hakkate jaekettidega läbirääkimisi pidama, siis te peate tõestama neile, et te olete kindel partner, ehk et teie, kui te teete koostööd, et siis ei ole ohtu, et riiul jääb tühjaks, te olete tarnekindel ja see on nagu oluline argument. Aga kuidas tõestada seda, et ma olen tarnekindel? Kui küsida, et aga palju te müüte, siis teile loomulikult ei vastata, sest ei tea nemad, ei tea meie ju, mitte keegi ei tea, kuidas minema hakkab tootel. Aga te peate kuidagi suutma tõestada, et te olete tarnekindel. Lisaks selle konkurentsiga, et nad on väga rõõmsad, kui te ei ole konkurent, ehk et teil ei ole rendipindu, teil ei ole müügipindu näiteks kaubanduskeskuses, kus on poed, nende enda poed olemas. Ehk et kui on e-pood teil on kuskil mingi oma turundus või müügisüsteem, see on okei. Aga just, et ei ole oma müügivõrgustikku niimoodi füüsiliselt poodidena. Ja mis me oleme näinud teiste tootjate pealt, kuna me ise seda teenust ei paku, siis meil kogemus puudub, aga olen kuulnud, et täna e-poodide õitse ajal on suur teema ka see, et kuna kõik jaeketid pakuvad e-poodi ja kohale toimetamist ehk koju toomist, siis kui keegi tootja hakkab pakkuma tasuta koju toomist kas või sellise turundustrikina ja veel enam, kui sellel tootjal on laiem toote sortiment, siis kohe võetakse sellest kinni, et te konkureerite meie kohale toomisega, mis ei ole võib-olla tasuta, ehk et mõned tootjad on siis mingites piirkondades pannud oma teenuse tasuliseks või seal piirkonnas ei toimeta. Et te peate ka jälgima seda, et ei oleks kuidagi nii-öelda oma toote puhul küll, aga ikkagi konkurent müügis. Et see on nagu oluline. Ja ega palju on vaja katsetada julgust jaekettidega suhtlemisel, et tegelikult ei ole seal üldse vaja minna niimoodi pea õlgade vahel ja kuidagi alandlikult, et tegelikult on nad hästi avatud ja nendega on vaja hästi julgelt suhelda ja ära põhjendada, et miks on teil mingil põhjusel ei ole võimalik teil esmaspäeviti tarnida või te tarnite teistel päevadel. Reeglina saate kokkuleppele, nad selgitavad ka, miks nendel on mingid graafikud tarnetel, aga igal juhul tuleb sellega tööd teha, olla kindlameelne ja jaekettidega Eestis on lihtne teha koostööd.